Tere tulemast võrkturunduse lehele, minu nimi on Kristjan Kiis. Iga kord, kui sa inimestega räägid, siis tegelikult alati müüb keegi ja alati keegi ka ostab. Kui sa räägid inimesele, et mul on võimalus, mis aitab sul oma tulevikku muuta ja rahaliseks vabaks saada ja ta ütleb, et tal ei ole aega, siis tema müüb sulle seda. Ja just seda siis, et temal ei ole aega. Minu soovitus sulle on, et ära osta seda juttu. Me kõik tegelikult müüme igapäevaselt oma mõtteid ja oma soovitusi, näiteks kuhu minna lõunatama või kuhu minna nädalavahetusel. Kui sa soovid, et sinu laps näiteks tuleks sööma või läheks lasteaeda, siis sa pead talle kõigepealt selle müüma. Et siis tule sööma, täna on hästi hea pudru, oi seal pudru kausi põhjas on jänkukene või karukene, või et miks ta peaks lasteaeda minema. Et siin on alati see, et keegi müübki ja keegi teeb siis selle ostu. Et sama kehtib ka siis, kui on näiteks mitu sõpra ja on näiteks nädalavahetus, siis on ka tavaliselt mitu ideed ja kes siis müüb oma idee paremini, siis seda ka järgitakse. Et on ka võimalus, et ma ei jõua näiteks sellele üritusele, siis ära osta seda. Inimese esimene mõte on kohe jututeema kõrvale juhtida või siis kõrvale hiilida. Ja kui sa ostad nüüd selle vastuse, siis kahjuks sa ei saavuta tulemusi. Kui sa kutsud inimese oma firma esitlusele ja ta ütleb, et see pole õige aeg, siis selgita talle, et miks just nüüd on õige aeg, et kohal olla. Või kui tal ei ole raha, et näiteks äriga liituda, siis anna talle teada, et miks just nüüd on õige aeg, et leida see raha või kuidas siis leida see raha, et tulevikus siis ka raha teenida. Igas vestluses on alati keegi, kes ostab ja keegi, kes müüb, et ära osta kogu aeg. Ära osta neid lugusi, mis sulle räägitakse, müü ise neile ja las nemad ostavad sinult, sest ainult nii saavutad sa edu. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime seda tervele maailmale. Aitäh!